Jojo kõikidele vaatajatele, mina olen Surematu ja täna ma olen tagasi. Täna, nagu te näete praegu ekraanil, see on ainult sinine. Vot nii. Täna ma teen video Tower Defense Simulatorist koos oma sõbra Kanaga. Ja see on esimene kord, kui ma teen sellist video, aga ma olen seda mängu varem mänginud. So ma hoiatan, mu sõbral Kanal on kõik asjad siin mängus ja mul on päris head asjad siin mängus. Ja et kui te ei tea, mis selle mängus tegema peab, siis tehniliselt sa spawnid mapil, seal väga palju erinevaid mappe erinevatel difficultidel, meie praegu saime easy'sse ja sul tulevad zombid ja sa pead siis panema igasuguseid erinevaid asju maha, et neid zombisid tappa siis. Et nagu te näete, ma panen praegu sõjaväebaasi siia maha ja vot see toob ühe auto ja nagu te näete, siin on zombid. Ja vot nüüd zombid, need meie asjad hakkavad neid zombisi siis tapma / hävitama ja mängu mõte on tappa boss ja siis meil on praegu vist Molten moodi peal, mis on siis tehniliselt see on keskmine mood on ka olemas normal ja fallen on kõige raskem, Molten on siuke hea ja see normal on kõige lihtsam, aga sealt saab ka kõige vähem raha, sest aga Moltenis saab normaalselt läha ja ei ole väga nii raske ka. Et nagu te näete, ma panin asjale omale siia sõjaväebaasi ja nüüd ma panin ka omale maha farmi. Farm hakkab mulle iga raundi alguses, mis üks round kestab 1 minut ja sa saab vote'ida, kui 50 sekundit veel round kestab, et round skip itakse, et tuleks uus round kiiremini ja siis farm toob mulle iga round teatud arv raha ja ma saan seda upgrade ida veel raha eest, et saada veel paremaks. Ja siis mul on erinevaid asju nagu see maksab 2000, me ei saa teda veel maha panna, aga see on üks väga hea asi, nagu üks parimates mängus. Aga ma arvan, et oodake, ta ütleb midagi, ära pane siia farme. Okei, oodake korra. Okei, ta näitab ühe teise koha, kui ma peaksin farme panema. Okei, ma arvan, siis paneme siis siia farmid. Aga et ma arvan, et ma siis natuke kogun ja ma näitan teile, et mis saab siis, kui me saame selle minigunni. Ja siin on mängus teatud arv neid nagu palju towereid sa saab panna, nagu näiteks te saate panna ainult 5 military baasi ja 8 farmi ja ma sain just kõik farmid pandud, mis ma saan maha panna, nüüd ma hakkan neid upgrade ima, eks ole. Ja nagu te näete, siis siit tulevad meie mõlemal need sõjaväebaasidest, siis need natuke alguses aitavad ja et ma ei tea, miks ma ei saa nüüd seda, vot ma tahan seda upgrade ida ja vot nii. Meil on üks farm veel vaja upgrade, siis meil on kõik tier 2, mis on hea ja meil on kõik tier 2, nüüd me peaksime meile andma sott, nüüd me peaksime, vot meil on nüüd raha. Ja nüüd seda raha me kasutame tehniliselt selleks, et panna siia rohkem military baase või siis sõjaväebaase. Miks ma ei saa neid kuskile panna? Kas ma saan neid siia panna? Näete, vot. Ja nüüd me peaksime siis tehniliselt panema 2 veel ja siis meil on maksimum amount vot vaadake. Vot nii, nüüd meil on maksimum amount military base'i, mis mängus saab siis olla. Ja nüüd me tehniliselt natuke upgrade ime neid ja siis me saame osta loodetavasti ka minigunnere. Aga ma siis natuke upgrade in siis oma farme. Ja nüüd meil peaks olema piisavalt raha, et osta omale siis minigunner, mis on väga hea tower, see maksab iga nagu kord, kui me mängime mängu, mida raskem difficulty on, seda rohkem raha saame, kui me võidame. Ja tehniliselt see minigunner maksab vist 2000 või 4000 mänguraha, aga nagu see, mis te praegu näete, see ei ole nagu meil action raha, et see on nagu ainult selle roundi raha, et jah. Aga meil on nüüd minigunner maas ja nagu te näete, siis tal on literally minigun käes, nagu nimi ütleb. Ja ta laseb väga kiiresti neid ja üks põhjuseks, miks minigunnerid on väga head, on just nimelt see, et nad lasevad väga kiiresti asju. Kui neid natuke upgrade ida, siis ja nad teevad damage money. Damage money on see, kui sa nagu teed tämmi nendele zombidele, sa saad nagu raha sellest natuke juurde, et sa ei pea ainult oma farmidel sõltuma. Et
nüüd me proovime siis upgrade'ida oma sõjaväebaase natuke. Okei, so nüüd ma panen ma upgrade'isin natuke oma military baase, natuke nagu te näete mu farme, toovad nüüd iga mäng 5 sotti. Ja nüüd mul on ka siuke tower nimega DJ ja vot kui ma teda nüüd upgrade'in natuke, kui ma ostan nüüd selle asja, ma kohe saan järgmine round, vot siis ta hakkab nagu mu asjad selle ligidal hakkavad olema odavamad, nii et ma kohe näitan teile, nagu näiteks, kui me näiteks niimoodi vajutame, nagu te näete, siis see maksab 1080, kus tegelikult peaks maksma 1200, so see võtab päris palju odavamaks neid ja nüüd ma arvan, et võiksime natuke upgrade'ida ka neid baase, nagu siin on näha. Et jah, nii, meil on nüüd, mis meil ei ole upgrade'itud veel. Ongi vist ainult üks või? Nüüd vist ongi kõik upgrade'itud meil. Nii, ja teeniselt nüüd on meil natuke vaja upgrade'ida ka farme, sellepärast et näete, meil on üks tase veel vaja osta, siis meil on farmid maksimumis, nad hakkavad tootma 1000 iga raundi alguses. Kui näete, siis siin mu minigannid teevad ka natuke tööd. Mu sõber pani maha militanti ja siis ta pani veel ühe miniganneri maha. Et jah, et ma arvan, et me peaksime nüüd tegelema sellega, et me upgrade'ime natuke oma farme ja siis me upgrade'ime oma neid asju, miniganne. Tegelikult ma mõtlen seda, et me paneme nagu nii palju miniganne kui võimalik ja siis, kui ta ütleb, et max amount neid nagu üldse towereid on kokku pandud, siis me saame hakata nagu neid militaris upgrade'ima. Vist ei näe, aga igatahes siin üleval ütleb, et meil on 130 elu ja wave on 25. Kui see läheb wave 40-le, tuleb final boss, kes on suht tugev, sõltub moodist, normalist on suht nõrk, aga Moltenis, mida meie teeme, see on Molten boss ja ta on suhteliselt tugev, aga mitte liiga tugev. Nii et jah. Nüüd kuna meil on farmid peaaegu maksimumis ja me saame 750 iga raundi alguses, so ma arvan, et me võiksime proovida panna maksimum amount miniganne, sest nendest minigannidest on väga palju abi, need saavad damage money ja need teevad palju damage, need lasevad nii kiiresti neid. Et jah, nendest on palju abi. Nagu te näete, siis meie raha siin kogu aeg läheb ülesse. Ja nii, nüüd me tehniliselt, vaadake korra, ma panen kõik need minigannid maha. Ja meil on maksimum amount of miniganne pandud, nagu näete, kui ma tahan nüüd veel ühe panna siia, siis ütleb, et you can only place 30 troops. So, nii, nüüd me peame neid miniganne muidugi ka upgrade'ima, nagu te näete, siis mul on ainult paar tükki. Aga ennem seda, kui me hakkame upgrade'ima, oodake korra, mis juhtus Demsik? Ma panin sulle ju krõbinaid ja puha. Okei, vabandust, see oli mu kass. Igatahes, nii. Siis me tehniliselt hakkame neid nüüd maksimum upgrade'ima neid farme. Ja nii, nüüd meil on 4 farmi veel järel ja nüüd nüüd me peaksime vähemalt 4000 saama vot selle raundi algusega, las ma korra vaatan ja vot nii, ja meil on nüüd piisavalt raha, et osta, nüüd meil on 2 farmi veel järel, mida me ei ole veel maksimumi, never mind actually, 1. Okei. Meil on nüüd natuke raha vaja, ainult natukene ja siis me saame selle mu fulli osta. Et nagu te näete, meie raha läheb aina üles, sest minigannerid teevad rämedalt väga kiiresti tämmi ja vot sellest meil nii palju. Ja meil on full farmid. Nüüd vaadake, aga 12 tonni. Need toodavad 1500. Ma arvasin, et toodavad ainult. Oota, kas kui need toodavad 1500? Mul on meelest tunne, et mu sõber ei pannud Molteni peale, vaid mu Falleni, mis on kõige raskem difficulty. Samas mu sõbral on väga head asjad, so ma arvan, et ma natuke upgrade'in miniganne, need ma mõtlen, ma upgrade'in nad kõik teisele levelile, siis ma näitan teile, kuidas see välja näeb. Nii, ma upgrade'in just kõik minigannerid eelviimasele tasemele, nii et nüüd meil on 4 raundi veel aega enne seda, kui tuleb see kõige tugevam boss selles mängus, so ma arvan, et ma igaks juhuks upgrade'in oma military baasid selleks tankideks, et need hakkavad tanke tooma, et
see on rohkem tõenäoliselt, et me jääme ellu. samas mu sõbral on nagu räme head asjad nagu, aga ma ei tea, kas nendest piisab. loodetavasti piisab, aga nagu te näete, siis ja meil on tangid nüüd olemas. nii, nüüd meil on need minigunnerid vaja upgrade ida täiesti maksimumi ja siis on meil tehniliselt veel vaja osta need asjad maksimumi militarid, aga nendega me õnneks kohe ei pea tegelema, sest need militarid ei ole nii tähtsad, peaasi on see, et need minigunnid on siin. nagu te näete, siis ma upgrade isin just need 2 fulli ja nagu te näete, siis siit tuleb väga suur hord ja see ei ole üldsegi hea, sellepärast et okei, mu sõbral tunduvalt on okei. Igatahes nii. Teenisin ma okei, viimane round. Okei, nüüd tuleb see hetk. See on eelviimane round. Järgmine round tuleb see suur boss. See suur boss saab ju confuse ida, aga meil pole meedikut. Nagu mu sõbral on see, aga ta vist ei egoiptinud seda, see on nagu oi. Ma arvan, me jääme ellu, sest nagu te näete need, eks ole, te näete, eks ole, neid suuri asju. Veel siin tuleb veel suurem asi, millel on 50 000 elu. Jep, 50 000 elu. Ja me peame nii palju neid minigunne upgrade ima maksimumi kui võimalik. Ja nüüd see ja nagu te näete, siis see suur Big Chungus tuli. Molten boss. Okei, nii, nüüd on me peame kõik need minigunnerid, me peame teda tagasi hoidma. Tal on väga vähe elusi maha läinud. Peame ennem tapma ta need, kes tal ees on, kes ta kaitsevad. Ja siis me saame just tema peale keskenduda. Kõik need kaitsesombid on maas, aga ta saab neid vist juurde spawnida, ma ei ole kindel, aga vist saab. Okei, see vend sureb, nagu sa ei sure, aga tal on 50 000 elu järel 70 000. Me oleme juba saanud talle päris palju tämmi teha. Okei, viimased 2 minigunnerit, mida mul on veel vaja fulli upgrade ida. Okei, selle venna elud need lähevad väga kiiresti. Paljud ei näe seda, aga kui ma paneks selle niimoodi üles, ikka ei näe. Okei, natuke korra. Ja meil on kõik minigunnerid maksimumis. Ja vot nagu te võite näha, siis sellel Molten bossil on, see Molten boss sureb praegu. See Molten boss sureb, nagu te näete. Siis tal on ainult 10 000 elu. Ja me võidame selle. Tal on 4000 elu. Okei, ma arvan, et see töötab. Come on. Kõik need tangid. Yes! Me tapsime ta. Me tapsime Molten bossi ja me võitsime. Me võitsime 500 freaking mänguraha. Yes! Okei, ma loodan, teile meeldis tänane video siis, et ja ma väga tänan, et sellel Lamperi videol on 18 vaatamist juba. Ma selle postin siis võib-olla rohkem loodetavasti, ma ei tea, aga see 18 vaatamist on ikka minu jaoks suht suur asi, et ma olen väga õnnelik selle pärast ja ma tänan kõiki, kes seda videot raatsisid vaadata. Ja ma loodan, et teil on hea päev ja siis hüvasti.